Tervist! Tere! Mina olen Risto Rist ja mina olen Tiit Hunt ja meie oleme Saaremaal siin Tehumardi kandis oma väga kuulsa Hirve platsi peal. 1965. aastal panid siin 3 hirve oma sõrad maha. See on siis palju üle 61 aastat tagasi ja nüüd me siis oleme jälginud siin juba 13. hooaega nende hirvede järeltulijate tegemisi. Ja meie alustasime siis oma viimast hooaega novembri keskel ja täheldasin või panin hommikul natuke paberi peal kirja, et no mis sündmused nagu kõige tähelepanuväärsemad siin olid. Ja mõnigi, iga hooaeg pakub meile midagi üllatavat. Kui meil on siin peale hirvede käinud igasugused muid loomi ka, mäkrasid, põtru, metssigu, oravaid, metsnugiseid, keda veel? Hunti on käinud. Ja hunti eelmine hooaeg ja ka sellel hooajal käis meil hunt siin külas. Aga lisandus veel üks uus liik, šaakal. Kuna ta meil käis siin, kohe ma vaatan. Šaakal käis meil 8. veebruaril. Ja oli väga põnev vaadata, kuidas hirved reageerisid selle šaakali peale. Šaakal oli muidugi suhteliselt häbelik. Hirved olid väga uudishimulikud, mis imeloom see siin ringi tatsab. Aga nad käitusid samamoodi umbes nagu huntide puhul. Nad tegid seda väga huvitavat, naksuvat, prigisevat häält ka šaakali puhul. Kuigi nad olid pisut julgemad kui hundi puhul. Ja hunt käis meil siin detsembris oli vist, jah? Vaatame, jah. 14. detsember, jah. Hommikul 6-7 kuskil enne 7. Ja samalaadne käitumine hirvede poolt jällegi. Siis detsembris oli selline tore sündmus, kus jõuluvana ja päkapikk käisid külas siin hirvedel. No ikka nemad jõuavad ikka ka igale poole. Ja nad tõid õunu ja porgandit. Ja õhtul oli pidu hirvedel. Hirvi oli siis juba platsi peal päris palju. Ja mida külmemaks läks ümberringi see ilm, seda rohkem neid siia platsi peale kogunes. Noh, neid võis olla siin erinevaid nägusid võib-olla 6-7 vahel ehk talve jooksul. Ja siis oli veel üks huvitav sündmus, mida ei olnud kogu selle ajaloo jooksul hirvekaamera ees juhtunud, oli see, et üks vasikas hüppas siia samma kasti, jala tarkis ja nosis viimaseid porgandiriismeid sel õhtul. Ja väga mängleva kergusega hüppas sealt alla, aga kuna ta jäi teise hirve selja taha sel hetkel, kui ta kasti läks, siis me seda
seda nagu ei näinudki, kui mängvevalt ta sinna kasti sai. Sarvede heitmise aeg on veebruaris, veebruari teisest poolest, pigem siis veebruari lõpust hakkas see ka sel aastal peale nagu kellavärk ja oli see vist 27. kontrollime, veebruar, 26. veebruar, kui õhtul nähti kahte hirve, kellel ühel oli vasakpoolne sarv alles ja teisel parempoolne, nii et nad olid mõlemad ühest sarvest ilma jäänud. Üks oli 5-haruline ja teine oli 7 haruga hirvepull. Vanemad hakkavadki varem neid peast maha ajama ja praegu vaatasin öist pilti tänast hommikul vara ja siis oli seal juba ühel hirvel olid ikka päris suured sarved peas ja karvased. Ja on neidki hirvi veel, kellel on veel vanad sarved peas. Need on niisugused pulgajukud pigem, hästi väikeste sarvedega noored. Aga siis pikalt ei jutusta rohkem, meil on siin sündmusi veel olnud muidugi. Niimoodi Saakelist rääkisime. Ja siis on muidugi tatsas siin eelmine nädal või üle-eelmine nädal sookurg siin takseeris ringi. Ja rebased on siin olnud päris sagedased külalised. Veebruaris alguses käisid 2 poisakat kährikut, hundid polnudki neid ära söönud. Küllap nad siin varjavad ennast siin 500 meetri kaugusel